mingil juhul. Sest isegi kui ta seda teeb, siis ta pärast peab selle teadmisega kogu oma elu elama. Aga kui sa teed minu sõber, minu ülikooli kaaslane, kellega me oleme sellest juba nii palju rääkinud, et meil on kõik nagu läbi mõelnud. See on see vastastikuse abistamise ühing oleks see tegelikult, selline vanurite kommuun. Sõbraga on vist see teema, et ta teab, et sina teeksid talle sama. Täpselt. Aga laps ju, see on hoopis teine tase. Just. Ma mõistan küll täiesti. Teoorias on see kõik väga nagu siuke nagu, lilled ja nii edasi. Vananemine mõttes kohe hoopis meeldivamaks. Keerulisem, sa ju saad ise ka aru, et teoreetiliselt sa võid sõbraga istuda ja seal viin on laua peale rääkida sellest, kuidas see kõik täpselt käib ja nii edasi. Aga siis, kui see päev on käes lõpuks, siis ta võib öelda sulle, kuule, me ju võtsime napsu või tegime nalja või mis sa nüüd ajad. Et see on seda jutt. Ei, kui vana sina oled? 39. No sa oled ka veel selles eas, kus on tulnud, et elu kestab. Ma ei ole üldse sellest heast. Mul on vähemalt 2 või 3 aastat magu rämedalt valutab. Nii et mul on pigem juba selles heas, kui ma tunnen, et ja mina muideks nagu vahendasin ise enda jaoks selle väga lihtsalt ära. Mina andsin oma laiba anatoomikumile, et välistada neid protsesse. Et ma olen, see matmise teema on mul alati närvidele käinud. Ja täiesti konkreetselt läksingi ja andsin. Aga see lahendab ikkagi seda probleemi, et kui sinu see laibaks saamise protsess kestab näiteks aastaid. No ma olen nooruses elanud piisavalt tormilist elu, et ma loodan, et see kuidagi lõpeb ikkagi niimoodi. Seda räägivad kõik mehed nagu loodavad sellele, et ma kukun jala pealt, aga paraku seda õnne meile kõigile on. Ei, seda on jube palju on viimasel ajal. Just viimasel ajal kukuvad tohutult palju mehed jala pealt. Nüüd leidsid küll temaatika, kas ei oleks aeg ja kohti hakata kokku tõmbama. Ei, minu arust see algaski väga hästi, et see lapsepõlve natukene hea. Ja jõudsime teise otsa välja. Nii, et ma ei tea, kas me teeme nüüd viimase küsimuste vastuste vooru või tõmbame otsad kokku. Me oleme nüüd 1,5 tundi tegelikult rääkinud. Kirjutan küll. Kui oleks aega olnud rohkem, oleks teile võib isegi natuke lugenud. Sest ma kunagi Vassekuustes tegin seda trikki. Ma lugesin Soomet. Aga see oli passioonile lisa. Jah, et see passiooni kirjutan tasapisi juurde, et see soome keelde tõlgitud passioon, ta sai ühe lisapeatükki. Ja venekeelsena ma kirjutasin ühe lisapeatükki. Nüüd ma olen ootuses või on näitud sellist, ma annab lootust, tugevat lootust, et see ilmub ka saksa keeles. Juba on saksakeelse versioonile kirjutatud peatükk. Aga siis, kui ma käisin 2 aastat tagasi Vassekuustes raamatukogus lugetega kohtumas, siis ma lugesin selle soome peatükki. Sealt arvutist, et ta oli selline vahepealne versioon. Mida tegelikult kirjanikud ei tohiks teha, et tohiks lugeda ette ainult neid tekste, millest sa oled juba täiesti kindel, aga seal ma tegin erandi. Ma oleks täna teile ka erandi teinud, aga lihtsalt ei ole aega. Aga kirjutan küll, jah. Läheb hästi visalt ja vaevaliselt. Igasugused muid asju peab ka vahepeal tegema. Luunes käima. Jah, käima ka. See on päris suur võtmine, ettevõtmine. Ei, aga tore oli siin olla. Nii. Julgete ennustada tulevikku, et Ukraina sündmuste valguses, et mis meid ootab siis aasta pärast, 10 pärast Eestit, Euroopat, maailma? Jah, kui meil need ennustused midagi juba võetsid kätte läheb, siis ma oleks juba ammu peaminister. Vähemalt. Jah. Aga nemad ei julge prognoosida midagi. Ei no praegu mul on tunne või selline lootus, et asi piirdub isegi Krimmiga, et Moskva ei proovi Ida-Ukrainat ära võtta. See lootus põhineb sellele, et see on nüüd hästi pikk selline jutt, aga hästi, kui lühidalt kokku võtta, siis president Obama ta ähvardas, õigemini mis ta tegi oma viimases kõnes, kus ta rääkis sellest, et kuidas hakatakse Venemaad karistama, mis sanktsioonid on tulemas. Siis ta seal esiteks nimetas mõned nimed, kes ei saa enam Ameerika viisat. Selle peale tehti Venemaa lihihi ahaha ja oldi hästi lõgustatud, aga see lause jätkus ja see lause oli niisugune umbes, et me valmistame ette ka mingisuguseid abinõusid, et keelustada
mingite tervete organisatsioonide, näiteks sõjatööstuskompleksi, Venemaa sõjatööstuskompleksi esindajate tulekul. seal mingeid nimesid ei kõlanud, vaid see oli selline ähvardus, et kui te Ukrainas veel midagi teete, siis me astume teile ikka väga kõvasti saba peale. Ja mul on tunne, et praegu Moskva ja Washingtoni vahel käib mingisugune selline kauplemine. Umbes sellises stiilis, et hea küll, võtsite Krimmi ära, aga nüüd rahulduge sellega. Ja siis meie omalt poolt rahuldame sellega, et see nimekiri, mis teile tegi, tekitas selle naerureaktsiooni, et jääbki niimoodi. Aga kui te astute mingi järgmise sammu, siis me paneme kogu Venemaa eliidi veto alla. Ja me hakkame teid represseerima nii palju, kui saame. Sellest ajakirjandusest pole üldse juttu, aga et tuleb nendest riigipead ja nendest kõnedest välja lugeda seda informatsiooni. Et see, et nagu meil siin ka, et kindral Ants Laaneots ütles ju viimati, et lääs käitub nagu mingisugune vana memm, kes on selline otsustusvõimetu. Ja muidugi keegi ei taha sõdida, aga see ei tähenda seda, et seal kusagil diplomaatilisel tasandil ei ole Vene karul munasid tikku võetud, vabandust. Ikka püütakse võtta. Ja ma praegu loodan selle peale. Krimm on muidugi kadunud, jah. Ja nüüd muidugi oleneb hästi palju ka sellest, et mida Kiievi võimud suudavad korda saata või korda teha, sellepärast. Me ikkagi tunnistagem, et Ukraina kui riik on läbi kukkunud. Nad 23 aastat ka püüdsid, eks ole, midagi üles ehitada, midagi teha, see ebaõnnestus, et on läbi kukkunud. Ja hoidku jumal sellest, et meid samamoodi proovile pannakse. Et me siin aasta pärast ei hakka mõtlema, kas Eesti riik oli õnnestunud või ebaõnnestunud. Ma ikka selle koha peal tahaks ikka optimist olla. Jah. Aamen. Aitäh! Aitäh tulemast! Lea jookseb taha, tagant tuleb väike ruum ja Väike meele. et sealt tuleb Ei olegi nii väike. Päris suur. See on meie sponsor ja siin on seda luunjakurki ka. Soovime poliitikasektorit tahaks väga loota, et see erakond tuleb ja passioonile ootame väga järgi. Meil on Siis palume seda ka. ja nüüd on vaba vorm, võtke